põgenesin viha eest, müra eest, konfliktide eest. Ma tahtsin luua täiuslikku vaikust, täiuslikku harmooniat, sest ma ei tahtnud seista silmitsi sellega, kui katki ma tegelikult olin. Nii ma peitsin ennast omaenda vaikuse sisse, naeratasin, vaikisin, kadusin enda sisse ära. Ja mida rohkem ma püüdsin olla rahulik, seda rohkem muses karjusid asjad, mida ma ei julgenud tunda. Minu haavad, minu hirmud, minu haavatavus, kõik see katkine osa minust, mille eest ma aastaid põgenesin. Sest mõnikord ei ole inimene vaikne sellepärast, et tal on rahu, vaid sellepärast, et tema närvisüsteem on lihtsalt liiga väsinud, et enam karjuda. Ja võib-olla on elu üks suurimaid kingitusi see, kui sinu kõrvale ilmub inimene, kes ei karda sinu katkiseid osi. Keegi, kes hoiab sind hellalt, aga samal ajal äratab sind üles, trigerdab sind, liigutab su lukustatud emotsioone, lõhub vaikselt neid müüre sinu ümber, mitte selleks, et sind hävitada, vaid selleks, et sa julgeksid lõpuks iseend välja lasta. Ja alguses see hirmutab, sest emotsioonid, mida oled aastaid kinni hoidnud, tulevad välja nagu aur. Katkisest südamest spontaanselt, kontrollimatult, valusalt, aga iga korraga õpid natuke rohkem hingama, natuke rohkem tundma, natuke rohkem olema päriselt sina ise. Ja vaikselt sa julged öelda, et sa oled haavatav, et sa oled katki. Ja võib-olla ei olegi selles midagi häbiväärset, sest inimene ei muutu terveks selle kaudu, et ta peidab oma haavad ära, vaid selle kaudu, et ta lõpuks julgeb neid armastusega puudutada. Ja sina õpetasid mulle, et ma ei pea enam enda eest põgenema, et ma ei pea mängima igavesti tugevat, et ma võin väriseda, nutta, vihastuda, murda ja ikkagi olla armastatud. Ja selles vaikuses, selles hellas, katkises, inimlikus vaikuses õppisin ma lõpuks, et ka minu haavatud süda väärib kodu. Väärib kodu.